ma ei oska normaalselt tere öelda, nii et tere. Mina olen Annabel Ekost. Esimese kursuse õpilane, õpin toitlustusteenindust. Aga kuna meil on praegu käsil abikoka praktika, siis oleme köögis. Mis meil täna plaanis on? Täna ma mõtlesin siis teiega teha parema visuaalse isuäratava pildi jaoks. Me 2 püreed ja üks on siis porgandipüree ja teine on pastinagipüree. Paneme valmis kõik vahendid, et kui läheb asjade kasutamiseks, me ei hakka neid enam hakkab otsima, vaid on nii-öelda siis juba lauale valmis pandud ja kasutusvalmis. Lõikelauale tuleks alati alla panna mingi rätik, et see siin meil ringi ei libiseks. Nii et see turvaliselt paigal ja keegi ei lõika oma näppa otsast. Meil läheb siis vaja suurtuga, väikestuga ja kuulvisuga. Suurena kasutamisel lähtume siis igaüks enda turvalisusest. Kui tundub, et ei suuda veel sellega hakkama saada, siis sellest pole midagi. Alati saab kellega appi kutsuda või kasutada siis väiksemat tuga. Meil läheb vaja 3 potti. Ühte potti läheb keema puljong ja 2 siis läheb ühte keema porgandipüree ja teise siis pastinagipüree. Üks asi, mida kindlasti meeles pidada puljongite puhul on see, et sinna minevaid maitseköögivilju ei pea koorima või väikesteks tükkideks tükeldama. See porgand seetakse nüüd pestud ja lõikati sellised suured tükid. Ja paneb kokku. Sama tegevus tuleks siis korrata lihtsalt kõikide maitseköögiviljadega, mida soovi kasutada. Sibula puhul tuleks siis ära koorida. Koored on väga pudenevad. Veel võib puljongisse panna näiteks küüslauku või juursellerit, mida ma isegi ilmselt panen mina ka. Praegu lisame siia ühe peterselli varra. Võib alati rohkem, et eks oleks maitse järgi. Näiteks porgand annab puljongile juurde magusust, nii et tõesti maitse eelistuse kohaselt võib siis varieeruda nende koguste nii-öelda lisamist. Siis tükeldame siia ka natukene marsellerit. Jällegi väikseid tükke lõikama ei pea. Ja potti. Nii, puljongi keetmiseks me kõik maitseköögiviljad nüüd valmis liigutud. Siia peaks ka nüüd juurde lisama erinevad maitseaineid, sealhulgas siis ka pipraterim, võib panna loorbeerileht, mingeid vürtse, aga soola siia veel ei panna. Siis lisame siia peale liitri vett, kuna retseptis on kirjutatud, et on vaja umbes 500 millilitrit. Mina teen 4 inimesele, nii et kui sul kuidagi vahelduvad need portsjoni kogused, siis on kindlasti ka numbrid teised. Mina teen 4 inimese portsjonit, nii et minu retsept ütleb, et umbes 500 millilitrit vett. Ja kuna puljongi keetmisel vett aurab palju, siis peaks lihtsalt arvestama topelt koguse. Nii et liiter vett siia sisse. Ja lähebki keema. Peale igat mingit tegevust tuleks teha vahekoristus, ehk teeme kõik puhtaks, meil on jälle ruumi ja on hea uue tööga alustada. Nii, kui vahekoristus on tehtud ja puljong on keemas, siis tuleks välja kaaluda, kui juba ei ole välja kaalutud, kõik ülejäänud vajaminevad köögiviljad. See, kui suures koguses mingeid köögivilju vaja läheb, sõltub tõesti sellest mitmel inimesel sa süüa oled otsustanud teha. Mina kaalun vastavalt siis 4 inimese retseptile. Alati mugav kõik asjad omale kõigepealt välja tõsta. Ja tundub, et meil läheb vaja lisaruumi. Tõmbame siit laua lahti. Ja asetame asjad natuke rohkem laiali. Erinevalt puljongist, siis nüüd tuleks kõik köögiviljad ennem lõikamist ka ära koorida. Ehk alustamegi sellest. Kooritud köögiviljade jaoks soovitan võtta ka eraldi lausi, et need kuskil ees ära tõsta. Samuti peab nüüd ära lõikama ka otsad.
ja jätkame sama tegevust ülejäänud köögiviljadega. Pullangi puhul tuleks jälgida esiteks, et sinna peale me ei paneks kaant, sest gaas hakkab vahtu alla suruma, mis omakorda tähendab seda, et pullangi ei tule enam puhas ega selge. Ja selle vahuga nii, et kui vaht hakkab tekkima, tuleks ära riisuda. Tavaliselt kasutatakse selleks siis vahupulpi, aga kui vahupulpi ei ole, saab seda teha ka täiesti lihtsalt natuke raskemalt lusika või niisama pulbiga. Seisuga on siis kõik vajaminevad köögiviljad kooritud ja aeg jällegi vahekoristuseks. Lõikamist tuleks arvestada, et alati tuleb maha lõigata üks külg, et porgandi saaks stabiilselt lõikelauale panna. Siis saab siit juba suured kuubikud lõigata. Sibula lõikamisel on omad tipid. Sibu tuleks lõigata kõigepealt pooleks. Niimoodi, et juure osa ma ära ei lõika. Seejärel teed vaad siis ühtepidi. Nii et siis pikkupidi. Ja siis lõikad, hetkel lõikam näiteks kahekihiliseks. Ning siis kuubikuteks. Ja sibulasegu on nüüd valmis. Selle tõstame asjale korraks kõrvale. Ja lõikame samamoodi valmis ka juurselleri ja pastinaagi. Valmis lõigatud ja on aeg hakata passeerima. Passeerimine siis põhimõtteliselt teisisõnu nõrgal kuumusel siis rasvaines siis soojendamine või kuumutamine. Jah, kuumutamine on pigem õige sõna. Ja seda tuleb näiteks teha selleks, et enamus maitse köögivilju, ehk siis just need köögiviljad, mis meil siin on hetkel, on rasva lahustuvate vitamiinidega. Ehk näiteks selleks, et me saaks porgandist kätte maksimaalselt palju vitamiine, et kõik kasulik meieni jõuaks, peaksime me seda ennem siis kuumutama. Samuti on ka niimoodi sibulaga, pastinaatga, juurselleriga, nii et
hakkame passeerima. Hetkel on meil siis siin keelmas puljong ja on aeg hakata passeerima porgandisibulasegu ja juurselleri pastinagisegu. Passeerimise jaoks tuleb siis kõigepealt panna liit madalale kuumusele ning siis lisada natukene rasvainet. Ja nüüd ei ole muud kui lihtsalt see siin ära segada. Vahepeal sai juurseleri juba valmis, selle sai ära tõsta, aga passeerimisteks võiks jälgida väga, et köögiviljad ei tohiks muuta värvi. Ehk tegemist ei ole praatimisega, neid ei tohiks muutuda pruuniks või mingid mustad jäljed tohiks tekkida. Et peaksid säilitama siiski oma neutraalse värvuse. Nüüd, kui ära passeeritud köögiviljad, siis on õige aeg tuled ka maha võtta puljong. Ja sellega tehakse siis nüüd niimoodi, et välja peab kurnema siin sees olevad maitseköögiviljad. Tuleb väga ettevaatlik olla, et ei läheks sassi ja kraanikausist ei valataks alla puljongi vedelikku, vaid et ikka tõstetaks välja siis just köögiviljad. Kõige kergem viis puljongi kurnamiseks on siis võtta mingi teine siis kas siis pott või minu puhul praegu kastrul ja panna sinna peale sööl ja siis valada puljong sealt läbi. Saatud puljongi siis jagame ära kahe vahel siis pooleks pastinagi. Peab siis vaatama, et kõik oleks ilusti vees. Ja need lähevad siis nüüd keskmisel kuumusel hauduma. Nii kaua, kuni on siis pehmed. Ja siin võib juba täitsa kaane ka peale panna. Nii kaua, kuni köögiviljad keevad, oleks siis aeg valmis teha serveerimise kaunistusteks saialaastud ja lehkkapsakrõpsud. Saialaastude tegemise jaoks on siis vaja mingit saia. Mul on siin näiteks mittemüllerist, aga see täiesti omal valikul olla. Ja siis on vaja taigmelulli. Samuti, et need paremini välja tuleks, oleks hea, kui oleks ka toidukile. Saialaastude tegemiseks on siis vaja võtta toidukile. Ja piisavalt pikk, et saaks ääred panna lõike laua alla. Nii teed omale töö palju mugavamaks. Ja saia tuleks hakata rullima kahe toidukile vahel. Ehk siis ühe sihukese tüki peame veel lõikama. Nüüd võtame siis taignerulli. Kui taignerulli ei ole või on näiteks ainult väga suur taignerull, millega on sihukest väikest saia ebamugav rullida, siis võib täiesti teha seda ka mingi purgi või tassiga. Aga siis niimoodi vaikselt saia õhukeseks rullima. Ja proovi niimoodi, et sai vahepeal katki ei lähe. Sai on piisavalt õhuseks rullitud, siis võtab pealmine kille ära. Ja lõika ära ääred. Et kõik oleks võimalikult ühtlane.
Ära neid ära viska. Nendest saab teha krotoone. Lõikad siit kuubikud välja ja ka need läheksid siis ahjuplaadile. Ja saab ilusti kaunistusena kasutada. Nii. Tundub, et ääri oleks vaja veel üle teha, siis alati saab seda ka teha. Ja nüüd lõikasid välja umbes sentimeetri pooleteisesed ribad. Ettevaatlikult, sai on hästi õrn. Ja saadud ribad võib siis lõigata veel omakorda kas siis 3 või 4, et nii suuri tükke kui ise tahad. Nii, kordame sama tegevus täpselt nii paljude saiadega, kui su tunne on, et oleks vaja. Ja siis lähevad kõik ahjuplaadile. Nii et mina panen tavaliselt oliivõli. Siis liivin ma sinna peale Forte juustu, aga võib kasutada ükskõik millist juustu, mis endale meelepärane on. Natuke soola. Ja võib ka panna siia näiteks küüslauku, millega on näiteks Forte juust ja küüslauku võib väga hästi kokku. Või siis sinihalitusjuustu, valgahalitusjuustu, ükskõik mis endale meelepärane on. Sai alastud või ahju panna. Nüüd on siis aeg ära püreestada meie püreed. Mõlemad eraldi omas potiks ja püreestame saumiksiga. Mina lisan juurde ka sinihalitusjuustu, mis on täiesti valikuline. Võid panna mingi muud juustu või täiesti panemata jätta. Ja samuti läheb siis konsistentsi kooresemaks muutmiseks. Juurde ka siis piim või minu arust öeldes vahukoort. Püreestades jälgi, et piima lisa juurde täpselt nii palju, et nad oleksid mõlemad sama konsistentsiga. Kui üks on liiga vedel või teine on liiga paks, siis kokku valades see lõppvisioon ei toimi. Selleks, et püreed samaaegselt taldrikule valada, on vaja leida 2 anumat, kuhu kõigepealt püreed valad ja siis sealt edasi taldrikule. Nüüd leia omale sobiv taldrik. Ja vala püreed korraga peale. Kaunistamiseks kasuta siis eelnevalt valmistatud saialaaste ja kapsakrõpse. Ja ongi meie püree nüüd peaaegu valmis. Siia peale võib veel riivida lõppviimistluseks juustu. Sest juustu pole kunagi liiga palju. Ja aitäh sulle, et sa käisid minuga selle tee kaasas. Ma loodan, et sa leidsid midagi uut ja huvitavat, mida saad ka edaspidi kasutada. Palju edu sulle! Aitäh!